olen Kristo Raik, discgolfiliidi treener ja koostöös Kia Eestiga toome teieni discgolfi ABC 6. osa, milleks on alternatiivsed visked. Niisiis, lähme asja juurde. Mida tähendab alternatiivsed visked, millal neid kasutatakse, kuna need tulevad kasuks? Alternatiivsed visked on peamiselt sellised visked, mida kasutatakse kas kuskilt enda päästmiseks, sest alati ei pruugi minna selliselt, nagu me soovime. Oleme kuskil metsarajal, teeme oma avavisk ära, oleme kuskil kinnisemas kohas, mida siis teha? On olemas erinevad alternatiivsed visked, mida peamiselt kasutatakse. Kasutatakse oda, mis tähendab seda, et sarnaselt eestkäele pannakse näpud siia ketta sisse, aga ainuke vahe eestkäega võrreldes odaga on see, et kui eestkäsi käis külje pealt, siis oda tuuakse siia täitsa ülesse ja visatakse üle pea. Nüüd järgmine tehnika, mida nimetame alternatiivsete visete hulka, on tamber, mida tähendab pöidlavise. Vastupidiselt odale teeb ketas mingisuguse pöörde ühele poole ja teisele poole. Ketta hoidmine näeb välja selliselt, et ma pigistan ketta justkui oma käest kinni, pöidla panen siia ketta sisemise ääre peale ja samamoodi toon ketta üle pea ja ketas teeb sellise rotatsiooni või ringi peale. Lisaks sellele kasutatakse alternatiivsete visetena veel rollerid. On olemas tagantkäe rollerid kui eestkäe rollerid. Nende visete suur pluss on see, et esiteks ketta laius muutub võimalikult kitsaks, on võimalik väga kitsastest vahedest läbi saada ja taaskord vastavalt kas eest- või tagantkäe rollerile on võimalik ka väga kaugele visata, sellepärast et ketas maandub maapinna peale ja hakkab rulluma. Sellepärast on ka selle alternatiivse viske nimi roller. Võib-olla lõpetuseks tuua selline natukene haruldasem alternatiivne vise, aga samuti väga hästi toimib, kutsutakse granaadiks. Granaat on selliselt, et võetakse ketta pealtpoolt kinni ja pöial tuuakse kettast sisemise ääre peale. Ja tavaliselt tagantkäe tehnikale tuuakse käsi käeäärest mööda ja ketas lendab üle. Granaadi suur pluss on see, et sa tekitad sellega kettale vastupidise pöörlemise, mis tähendab seda, et kui ketas maha maandub, siis ta pigem keerleb tagasi sinu poole ja ei lähe kaugemale. Sellega oleme lõpetanud meie discgolfi ABC 6. osa ja ühtlasi kogu discgolfi ABC. Tahame tänada Kia Eestit selle eest, et meil on võimaldatud teha seesama discgolfi ABC video, kogu sari. Ma loodan, et teil on olnud sellest palju abi. Lisaks tahame tänada Metsajõe discgolfi parki ja puhkekeskust selle eest, et meil on lubatud ja võimaldatud siin filmida kogu seda sarja. Ja teile, head mängijad, ma soovin teile rohket edu rajal, jälgige reegleid, olge mõnusad ja näeme juba rajal.